Head hiidlased! Hiiumaa vallal on kavas teha uus traditsioon, et peale volikogu istungit tehakse lühikokkuvõte eelmisel päeval volikogus toimunust. Ja kuna eile 17. veebruaril toimus volikogu istung, siis teengi väikese lühikese ülevaate volikogu eelnõudest. Volikogu eelnõud on tervikuna kättesaadavad valla kodulehel ja volikogu istungit saab vaadata YouTube'i kanalil. Aga olulisemad asjad, mis olid eile arutelul, olid erinevad valdkondlikud arengukavad, millele tehti muudatusi ja nad kinnitati. Need olid spordi, noorsootöö, kultuuri ja sotsiaalvaldkonna omad. Esimesel lugemisel oli Hiiumaa valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava aastateks 2022 ja 2033. See on selline väga suur ja mahukas dokument, mis vajab veel täiendamist ja muutmist. Ja selle järgmine lugemine me planeerime hoopis aprillikuu volikokku, et siis saaks selle dokumenti paremaks teha. Arutati Käino osavalla kinnistute müüke. Need on plaanis müüa kirjaliku enampakkumise moel ja nende kasuks jäetakse onestusõigus. Kirjalikud enampakkumised tulevad juba välja sellel kevadel ja üks kinnistu on mõeldud kinnisvara arendamiseks, kus saab arendada erinevaid elamukrunte. Ja teine kinnistu asub Sporditanaval, kus võib ka tootmis- või laohoonet rajada. Ja selleks palun vaadake osavalla poolseid ka reklaame, et millal need müüki tulevad. Üks põhilisemaid punkte, mida arutati ka eilsel volikogu istungil, aga mis sai alguse juba sügisel, oli Käino osavallas asuva tuuletorni ümber korrigeerimiseks sihtasutuseks. Hetkel on ta vallaasutus, aga kuna ta pakub väga palju erinevaid teenusi, mis on ärilised, siis on osavald ja tuuletorni nõukogu arutanud, et kuidas tuuletorni ja seal pakutavaid teenusi paremini turundada. Ja seal samas hoones ühe katuse all asub ka teine vallaasutus ujula- ja spordikeskuse näol. Ja praegu on jõutud sellisele arusaamisele, et oleks kõige mõistlikum moodustada sihtasutus tuuletorn, mille varad läheksid pärast moodustamist üle sihtasutusele. Tuleks nõukogu ja juhataja, kes hakkaksid majandama sihtasutust kui ettevõtlust ja järgmisel aastal liita sellega ka spordikeskuse osad. Et sünergiat saaks juba kohe tekitada, kuna tuuletornis on hooaeg kõige tihedam ja kõige suurem tööaeg suvel, siis spordikeskuses on kõige rohkem tööd just talvisel perioodil ja suvel ujula ja spordikeskuse kasutus on väiksem. See eelnõu läheb järgmisele lugemisele märtsikuu volikokku ja veel analüüsitakse selle otstarbekust. Kõige olulisem päevakorrapunkt oli valla eelarve teine lugemine, kus tutvustati muudatusi valla eelarvesse ja valla eelarve läheb märtsikuu volikokku 3. lugemiseks. Lühidalt kõik eile toimunud päevakorrast ja kutsun teid kõiki vabariigi aastapäeval toimuvale kontsertaktusele, mis toimub Kõrgessaares Vaba Aja Keskuses kell 2. Aga ilusat nädalavahetust kõigile!